Tervist kõigile. Carlos Kolgi surmast on nüüdseks möödunud peaaegu aasta aega ning samuti on möödunud peaaegu aasta aega ka sellest, kui mina seda teemat katsin. Peale selle video avaldamist olen ma hoidnud siiski silma peal tervel sellel asjal ja siin jätkub tegelikult küll ja veel millest rääkida. Põhimõtteliselt ma tahaks teha väikse update video, et mis on juhtunud peale tolle video tegemist aasta aega tagasi ning veel anda natukene täiendavat infot asjade kohta, mis mul sellest eelmisest videost välja jäid. Enne video algust ma tahaks ära anda enda tüüpilised shoutoutid memberitele Coolboy, Darkcloud ja vist mu lemmik username, mis ma olen üldse YouTube'is näinud, Tormi Femboy. Lisaks veel ma ütlesin eelmises videos, et kes iganes loeb kokku, kui mitu korda ma ropendasin selles videos, sellele ma annan järgmises videos shoutouti ja keegi päriselt luges need kokku. Nii et shoutout JKL-ile. Viimane shoutout läheb Mariale, mu klassiõele, kes andis mulle enda Postimehe paketi, et ma saaks infot otsida. Ma ütlen veel ka ära disclaimeri, et see video on mõeldud info levituseks ja vaatajate harimiseks, mitte kuidagi ei ole see mõeldud feimi saamiseks ja teiste inimeste olukordade ärakasutamiseks. Seetõttu olen ma ka videol välja lükanud reklaamid. Palun olge kommentaarides mõistlikud. Ma olen see vana, kes ei tee videoid. Sem Carlos Kolk hakkas väga noorena tegelema juba sisu loomisega. Kõige rohkem edu saavutas ta loomulikult YouTube'is, kus tal oli oma kanal, millel on tänase päevani 17 000 tellijat ning ta oli ka osa YouTube'ide kanalist, kus ta tegi videoid enda venna Kaspar Kolgiga ning teiste sisuloojate Martti Halliku, Gregor Lillemetsa, Rauno Raiesmaa ja Martin Lapiniga. Ta tegi videote kõrvalt ka muusikat, nagu näiteks meile kõigile tuntud Väikelinna Gangster. Väikelinna Gangster, omamoodi prankster, pea vahel peas ma tean, et sa tead, et ma repin oma särki, tegi seda värki. Ja Vaata ette. Ma ju Carlos Kolk, vaata parem ette, kellest räägib ma ju Carlos Kolk. Vaikselt aga hakkasid levima jutud, et Carlos tarvitab narkootikume ning müüb neid edasi. Need jutud said kinnitust, kui Carlos võeti narkootikumide müümise eest kinni 2023. aasta detsembris ning talle määrati 4 aasta ja 11 kuu pikkune vangistus, millest 7 pidi ta veetma vangis ning ülejäänud aja tingimisi vangistuses. Tema viimastel elunädalatel oli tema vangikaaslaseks Marek Madisoo. Suhteliselt ruttu peale nende ühte kongi panemist said teised ning ka Carlos siis aru, et asi ei klapi ning 22. juuni varahommikul leiti Tallinna vanglast 23-aastase Carlos Kolgi surnukeha. Ära tapnud ja enda sõnul sarimõrvariks saada ihkaval Marek Madisool tuli täna taaskord kohtu ette astuda. Marek Madisoo on Järvamaalt pärit 26-aastane, kelle kriminaalkaristused said alguse juba 15-aastaselt. Tema kuriteoregister on pikk. Selles esinevad süüdistused näiteks juhilubadeta sõitmise, tulirelva omamise eest ja korduva vägivallatsemise eest võimuesindaja vastu. Süüdistusi on tal 13 erinevas kuriteoepisoodis ning tema kontol on 6 kriminaal- ja 2 vanglakaristust. Vangla iseloomustab teda oskamatusega tulla toime emotsioonide ja oma seiklushimuga. Üks asi, mis mul eelmisest videost välja jäi, oli see, et koheselt peale täisealiseks saamis vahetas Madisoo enda nime, olles varemalt tuntud kui Marek Iskander Kats. Nagu eelnevalt mainitud, siis said teised ning Carlos pigem kiiresti aru, et nad ei tohiks olla ühes kongis. Osad allikad väidavad, et mõlemad tegid pöördumisi vangla julgeoleku poole, et mõni teine kambrikaaslane saada, aga osad väidavad täiesti vastupidist, nii et tõtt-öelda ma ei tea, keda usaldada. Aga Carlos olevat ka ise ütlenud, et mu vangikaaslane on haige. Madisoo olevat ka enne Carlose tapmist vanglat ette hoiatanud, et ta võib korraldada midagi julgeoleku vastast. Kõik, mida me teame hetkel selle kohta, kuidas Carlos tapeti, on see, et Madisoo olevat meistertanud raseeriast relva, millega ta Carloselt elu võttis. Lisaks veel tehti Madisoo ja Carlose kongist saatuslikul 21. juuni ööl mitu telefonikõne vangla valveruumi, millele ei vastatud. 22. juuni varahommikul tehti 2 kõne veel, millest kell 2:46 tehtud kõnele vastati. Viimane kõne tehti kell 3:05 vanglast kiirabisse. Kes need kõned tegi või mis nende kõnede sisu oli, ei ole teada, sellepärast et neid kõnesid ei salvestata. Algselt rahulikult alanud kohtuprotsess
võttis aga üsna ootamatu pöörde. Eelmise aasta detsembri lõpus koguneti Harju maakohtus, et arutada Marek Madisoo vahi all hoidmise põhjendatust. Mitte ükski osaline ei vaielnud tema kinnipidamise vastu. Isegi tema enda kaitsja Aivar Ennok ütles, et Madisoo vabastamise korral esineks oht, et ta paneb toime uusi kuritegusid. Jaanuari alguses toimunud istungil taotles Carlose perekonna esindaja vandeadvokaat Paul Keres Eesti Vabariigi kaasamist juhtumisse. Tema sõnul sai Carlos Kolgi tapmine olla võimalik üksnes seetõttu, et vangla tegevus on olnud hooletu ning et see ei taganud turvalisust Carlosele. Algselt seisis prokuratuur täielikult selle palve vastu. Prokurör Diana Helila põhjendas seda sellega, et kohtule esitatud süüdistus keskendub Madisoo tegudele, mitte hinnangu andmisele Tallinna vangla tegevuse või tegevuste osas ning et enne Eesti Vabariigi kaasamist tuleb välja selgitada, kas Tallinna vangla tegevuses või tegevustes seisnevad süülised rikkumised, mis tooksid endaga kaasa riigi vastutuse. Helila sõnul oli tolleks hetkeks valminud ka süüdistus tapmise osas. 15. jaanuaril rahuldas kohtunik Merle Parts taotluse, lisades, et vabariigi kaasamine juhtumisse on äärmiselt põhjendatud. Samal istungil karmistati ka Madisoo piiranguid vanglas, kuid talle tagati luba suhelda enda täditütrega. 4. märtsil avaldas Madisoo soovi talle määratud lisapiirangute tühistamiseks. Ta väitis, et üksikkongis istumine tekitas tema stressi ja pinget. Sellest samast istungist salvestati ka video, kus Madisoo üritas kannatanule kohtusaalis kallale minna. Elisa Anna! 6. märtsil toimunud istungil teatati, et tema sool tühistati, kuna ta pole muutunud ja ähvardab kannatanuid. Madisoo hakkas samal istungil valjult üle terve saali karjuma ning lõpuks käskis prokurör ta saalist eemaldada, kuna ta üritab teisi istungil osalejaid manipuleerida. Enne saalist lahkumist sõnas Madisoo veel, et manipulatsioon näib toimivat või kuidas. Lisaks räägiti kohtuistungitel ka päevikust, mida Carlos vangis olles pidas. Paar sissekannet sellest olid järgmised. 3. juuni, vihane, löödud ja murtud, kurb. 7. juunil, vabadus. 8. juunil, uus kambrikaaslane tundub väga norm ja muhe. Vanglas on omamoodi legend, viidates siis Marek Madisoole. Ning 20. juunil, päev enne tema tapmist, kirjutas ta, et elavaid tuleb karta. Allikatest on väga keeruline välja lugeda, et mis asi juhtus 4. ja mis asi juhtus 6. Nii et palun kandgeks mulle, kui siin mõni viga on. Märts ja maikuu vahel on veidike aega, mille kohta mul ei õnnestunud mingit infot leida. Mais toimunud kohtuistungil andsid tunnistusi ka Carlos isa Sem Kolk ning tema vend Kaspar Kolk. Kui te saate ning kui teid vähegi huvitab, siis ma väga soovitan lugeda seda artiklit, kus kõik need tunnistused üleval on, sellepärast et läbi nende te saate nagu veidikenegi mingisugust aimu, kuidas selline asi võib lähedasi pereliikmeid mõjutada. Ma nopiks sellest välja paar asja, mida nad siis mõlemad ütlesid. Sem Kolk kirjeldas tema ja tema poja vahelist suhtlemist kui väga hea, nagu isa ja poja suhe peab olema. Rääkisime kõigest ja tegime tulevikuplaane. Carlos plaanis minna Kuressaare ametikooli noorem tarkvara ajendajaks õppima. Sem Kolgilt küsiti veel, et kuidas teade Carlose surmast teda mõjutas ning ta vastas, et no võib-olla alustaksin sellest, et Carlose väike õde küsis ühel hetkel, et issi, miks on su juuksed niivõrd halliks läinud? Kaspar Kolk ütles, et ta oli minu jaoks kõige olulisem isik peale vanemate ja abikaasa. Venna surmast teada saamise järel nutis ta enda sõnul 2 nädalat järjest. Temalt küsiti veel psühholoogi poole pöördumise kohta, millele ta eitavalt vastas ning lisas, et pole veel venna surmast üle saanud. Carlose lähedased nõuavad Marek Madisoolt ja Tallinna vanglalt mittevaralise kahju hüvitamist 95 000 euro ulatuses. Oma eelmises videos sellel teemal avaldasin ma natukene ka oma arvamust, et ilmselgelt peab midagi muutuma ja õnneks päriselt seda tehtigi. Pärast Carlos Kolgi tapmist viis Justiitsministeerium läbi erakorralise teenistusliku järelevalve, mille eesmärk oli hinnata vangla üldist tööd vahistatutega ja ennetada tulevikus sarnaseid traagilisi juhtumeid. Selle tulemusena tahetakse rohkem rõhku panna asjadele nagu vahistatute ja juhtumi korraldajate üks-ühele vestlused, suhtluse ja tegevuste põhjalikum dokumenteerimine, tõhusam infovahetus,
enesetappude ennetamine ja paigutuste süsteemi parandamine. Mullu 1. oktoobril kehtestati seadusemuudatus, tänu millele avati kõikides Eesti vanglates eluosakonnad, mis tagavad vangidele palju rohkem kambrimälist aega ning omavahelist suhtlust. Vangla pidi tulemusi hindama ja esitama hinnangu selle aasta jaanuari lõpuks ning Justiitsministeerium pidi kontrollima ettekirjutuste täitmist ja järgimist hiljemalt selle aasta märtsiks. Hinnangute ega ettekirjutuste täitmise kohta ei õnnestunud mul infot ega artikleid leida. Vähemalt saame me öelda seda, et sellest, mis juhtus tol öösel Carlosega, tahetakse õppida ning selleks on tehtud vastavaid muudatusi. Lõpuks ma tahaks öelda, et ma loodan, et teie vaatajatena saite sellest videost vähemalt natukenegi targemaks selle teema osas. Kahjuks ei saa ma absoluutselt kõiki detaile siin videos katta ning siin võib esineda paar viga. Kui märkate midagi, mida ma valesti ütlesin, siis palun andke mulle teada. Ma tean, et see pole küll mu nagu tavalist tüüpi video, aga kuna Carlos oli päriselt minule väga suur inspiratsioon ning kuna mul on omaenda platvorm, siis tunnen, et mul on võimalus sellel teemal teisi harida. Ma ei usu, et ma sellel teemal veel mingit 3. videot teen, aga kui te olete asjast huvitatud, siis descriptionis on kõik lingid allikatele, mida ma siin kasutasin ning läbi nende lehtede te saate kindlasti jooksvalt jälgides veel uut infot asjade kohta. Viimaseks avaldan mu sügavat kaastunnet Carlose lähedastele ning sõpradele.